Kujutle kooli kui hoolikalt rajatud aeda. Hommikuses udus säravad esimesed päikesekiired, puudutades iga taime, just nagu iga õpilast mõjutab ja kujundab teda ümbritsev keskkond. Mõni taim vajab rohkem varju, mõni rohkem valgust. Hea aednik leiab igaühele parima koha kasvamiseks. Nagu hoolitsetud aed toetab iga taime kasvu, loob tugev kvaliteedikultuur parimad tingimused iga õpilase arenguks. Aednik ei istuta taimi ega külva seemneid juhuslikult. Tal on plaan ja visioon, teerajad, peenrad ja puhkealad. Ka kvaliteedikultuuri teke ühes koolis algab suunast, kokku lepitud teadmisest, kuhu me tahame jõuda. Nii seab ka kool eesmärgid kvaliteetse hariduse pakkumiseks ja rajab suuna, et iga õpilane leiaks tee oma arengu tippu. Aed ei saa kasvada vaakumis. Tema pinnas, päike ja vihm on nagu ühiskond, milles kool toimetab. Kui muld on rikas ja õhk puhas, saavad taimed sirguda tugevaks. Nii mõjutab ka meie haridusaeda ümbritsev keskkond, kogukonna, lapsevanemate ja koolipidaja ootustest, kokku lepitud väärtustest ja toetusest sõltub, milline on kvaliteedikultuur ja selle areng. Üksi ei suuda ükski aednik kõike hooldada. Kauni aia hoolitsemise eest seisab meeskond professionaale, kes jagavad tööriistu, tarkust ja unistusi. Nii areneb ka kooli kvaliteedikultuur koostöös, kui õpetajad, õpilased, pidaja ja kogukond mõtlevad ning panustavad üheskoos. Kuid ka pealt näha kõige kaunimalt hooldatud aed vajab pidevalt jälgimist. Aednik kontrollib niiskust, märkab kahjureid ja annab vajadusel väetist. Ka hea õpetaja märkab koolis õpilast, kes vajab tugevaks kasvamiseks sooja sõna ja lisatuge. Kvaliteedikultuuri teadlik kool kogub andmeid, hindab ja õpib, et hoida arengufookus õiges suunas. Ja kui miski ei toimi, siis ei süüdistata taime, vaid muudetakse tingimusi. Taim istutatakse päikese kätte või toetatakse tugipostiga. Nii sünnib pidev täiustamise ring ka hariduses, et meie koolid ja aiad oleksid alati täis elu, tarkust ja kvaliteedikultuurist tärganud magusaid vilju.